edukalt esimese kohani. Ehk siis kõige kuumema teemani. Kõige kuumem teema ja meil tänases saates ütleme. Peab tõsiselt tunnistama, et mul on Villust kahju. Villud kiusatakse kogu aeg. Tegi väikse rahatehingu, mis siis tegi ära ja elab edasi. Ja kes ei oleks rahatehingut teinud? Jah, kõik teevad. Ja tegelikult praegusel juhul on, siis me räägime sellest kotiskandaalist. Jah, et kotiskandaali Villu, ütleme, meil on uus Kotivillu. Kotivillu on ta nüüd, meie panim selle nime, keegi ei ole enam seda enne öelnud. Kotivillu, jätke meelde, Kotivillu. Aga teema on karm, et tegelikult see on teema, mis võib meie kõigiga juhtuda. Jaa, kui sa lähed poodi... Räägi see teema lahti, ma räägin lihtsalt. Lähed säästumarketisse, säästumarketi kilekott on kaasas. Sul on kodust võetud? Jah, lähed, maksad asjad ära, võtad koti taskust välja, hakkad asja laduma, tuled turvamees, sa ei maksnud selle koti eest. Mis sa siis teed? Ja siis, mis sa siis ütled, et... Sa ütled, et mul on see kott olemas, aga kes sind usub? Jah, keegi ei usugi. Keegi ei usu sind. Siis hakatakse käsi veena, mannakse kumminuiaga mööda kukata või kui ei... Ja tegelikult ma ei saa aru, vaata, kuna lugesime artiklis välja, et ta käis seal esmaspäevasel päeval, läks peale väsitavat tööpäeva, läks omal Stockmanni poodi süüa ostma, toiduosakonda, ehk siis see on tegelikult jumala süütu koht, vaata. Sa lähed peale väsita, sa oled niigi väsinud, sa lähed toidupoodi süüa ostma, et ennast mõnusalt lõõgastuda espa õhtu ja siis lihtsalt tullakse, ütleme, käed selja taha, kus sa selle koti said? Huvitav, mis Villu ostis? Ma arvan, et ta ostis, kui ta toidupoodi läks, ta kindlasti ostis võib-olla juustu, vorsti, leiba. Ta võis ka osta võib-olla majoneesi. Ma arvan, et ta ostis ka mingid rahusteknist, sest ta oli suur kohtuprotsess oli. Kindlasti rahustit ta võib-olla sai Viru Keskuse apteegist. Aga kus ta võib-olla käis ennem seda. Mis ta veel võis osta? Aga kui suur see kott on, mis see nüüd see mahub? See oli see suurem kott, vaata see tugevam kott. Sinna mahub ikka päris palju asju sisse. Ja tegelikult artiklist luges ka ta helistas peale seda, naisele oli väga ärritunud, et see asi juhtus. Ütleme nimelt, kes ei oleks. Et meie oleks ka väga pissed off olnud. Sest mind ei ole kunagi kinni pedanud, aga ma olen käinud kunagi ühe 2 neiuga, käisin koos kaubamajas. Ja siis läksime välja, hakkas signaaltööbla, turva tuli tööle, võttis ühe neiu kaasa ja hakkas läbi. Tegelikult kui samal ajal õige varas pääses minema. Mina olen käinud Krossi, ma räägin oma loo. Mina käisin Krossi toidupoes, see oli mingi 5 aastat tagasi. Talvine aeg oli, maksin mina kassas oma toidud ära, mul ei olnud enda koti, mul oli lihtsalt kilekotid täis toitu oli, maksin ära, seal oli 5-6 kassat ja tulen mina juba hakkan ukse poole jõudma välisukse poole ja üks turvamees tuleb vastu, ütleb, et poiss, kus sa selle kotiga lähed, millises kassas sa maksid? Ja mina ütlen vastu, et ma ei mäleta, millises kassas ma maksin, et need kassad reas, ega ma ei jäta meelde, kummalt poolt, mis number kassa on. Ja turvamees ütleb, et okei, laadna, eks, et mine. Aga ikka mul jäi siuke mulje, et võib-olla kui ma oleks nagu jooksma hakanud või oleks midagi imelikku teinud, siis oleks arvanud, ma olen varas. Kuigi ma olen kassad, siis tuli veel, kas ma pean tõesti kõik kassad meelde jätma, kus ma toitu ostan, kus ma käin, võib-olla ma pean ka meelde jätma, mitu sammu ma astusin kassade juurest minema. Ma pean siin Madis katkestama, sest me oleme toimetaja sai liinil Villu enda ja Villu siis Villuga teeme natuke juttu, et lohutame teda. Joo. Sooviks seletada natuke lahti seda koti teemat. Mina olen Villu ja meil siis oli see kallutatud protsess, see sai läbi ja läksin mina poodi ja poest siis ostan ilusti asju ja poes siis maksid ära juba? Maksin ära juba ja panen asju, võtan koti taskust, panen asjad kotti ja siis tuleb mingi turvamees. Mul on niigi raske.
ja mida see turvamees täpselt tegi? Ta ütles, et Villu, te olete kinni peetud kotivargus. Ja milline see kott täpselt välja nägi? Kust sa selle said? See kott oli Stockmanni kott. Ja võtsid selle kodus kaasa? Mul on neid kodus mitu tükki. On head kotid, et kannatavad toitu poest tuua küll. Ja need kotid ma sain kunagi ennem seda kallutatud protsessi. Ennem seda, jah? Ja, mul oli seal raha, mitte raha, vaid dokumendid sees. Jah. Kotiselt dokumendid? Jah, et need Aivar andis mulle. Ja ütles, et sa saad siia panna dokumendid sisse. Ütleme, et kui toidukott oli makstud, läksid välja poest ja hakkasid juba ära minema, turvad oli tegi jau, kus kotti said, aga siis kas nad võtsid selle koti nagu tühjaks ka, või asendasid selle mingi teise kotiga? Nad vaatasid koti läbi, võtsid ära minu õlled, mis ma olin oma raha eest maksnud, sellest ei ole mingi ajakirjandus kirjutanud, sest kedagi ei huvita Villu. Villu on... Mina kui Villu olen history, nagu ütleb Rüütli. You are the history, ütles mulle telefonis. Ja mina ei saa enam poliitikas tegutseda, eile tuleb erakonda vahetada. Kui üldse? Kui üldse, jah. Venna Jannoga teeme võib-olla pereäri. See on siis, saab olema selline pereäri, kus teeniti ausalt raha. Ja meil on jahiturismi. See on midagi väga huvitav teema Eesti rahvale teadmiseks, et siis kõik, kes jahindusega teevad, võib-olla saate nendega diili teha, võib-olla me promo juba, mis sa arvad, miks mitteks? Jaa, ma loodan, et sa pärast läbi see kallutatud protsess, meie andsime, kaebasime edasi, ma ei taha tingimisi saada. Aga pärast seda, kui need söögid olid ikka makstud ausad, et said ikka õhtul süüa ka või võeti toidud ka ära kotist? Ma käin tegelikult Stockmannis rohkem alkoholi ostmas, et naine toob süüa säästumarketist. Selge, aga aitäh intervjuust, nägemist!